on totaalselt hoopis teine, et kui sul nagu lihtsalt sa istud seltskonnas ja korraga sul lükkab nagu, sul on juuksed pestud ja juuksejuured ja oled nagu, et oh my god, eks ole, mul on nagu värske... Nägu on punane, rinnak leemendab. Värskelt tehtud nagu kõik asjad, et noh, okei, et noh, nüüd ma olen jumala igine. Ja kui mõni küsib ka, et issand, sa läksid praegu nii igiseks, mis sul juhtus? No ei, vot ei juhtunud, tead midagi, äkki oled vait, eks ole. Palju õnne, et sul juhtub see sama varsti, no. Tere armas kuulaja, mina olen Anette Pedaru, sa kuulad täna Forma podcasti ja rõõm on siin koos minuga diivanil oma ema Kristi Pedarut jälle tervitada. Tere tulemast! Tere tulemast! Kuidas sa tunned, sa oled jälle siin publiku suurel nõudmisel, me teeme Vol 2 Kristiga. Kuidas tunned, sa ootasid juba pikki silma? Ja ma nii ootasin seda, ma iga päev rääkisin sulle, et millal sa mind jälle ekraanile kutsud, et ma saaks õudselt esineda, ma nii väga ootasin. Aga sa ikka tead, et sinu see podcast on kõige populaarsem olnud siiamaani? Ei no, kui sa mulle nüüd ütled niimoodi, siis arvata võib, et või. Ma ei tegele sellega, et vaadata, kui populaarne või kes kuuleb. Aga sa tead oma sees, et see on suht populaarne. Ei, ma ei teadnud seda tõesti, aga ma lihtsalt sain aru ühel hetkel, et kui kõik hakkasid nagu eriti noored inimesed tulid, ütles, et nii, mul on vaja nüüd selle rohelise joogi nime, mul on vaja seda, mul on teist, mul on vaja kolmandat või et ma kuulen seda juba kolmandat korda, et kui mul on halb tuju, siis ma panen selle peale, et te võiksite veel teha. Ma ütlesin, okei, et noh, teeme siis. No vaatame. Ja klient on kuningas. Klientide soove tuleb rahuldada ja jumala eest, kui inimesed tahavad kuulata, ega meil pole probleemi rääkida. Mis on vahepeal muutunud? No sinu elus on väga palju muutunud. Oi. Minu elus on ka mõned muutused olnud, aga see ei ole võrdväärne sellega, mis sinu elus on muutunud. Sinu elus on muutunud number sinu ees. Me rääkisime eelmine kord, sa olid veel 4 algav. Nüüd on 4 saanud 5 ja suur 0 taga. Tähendab, ma olen jõudnud keskea puberteeti. Keskea puberteeti? Ei, siin ei ole nalja midagi, seda nimetatakse üle maailma nüüd keskea puberteediks. Ma ei ole seda kuulnud. No nüüd siis kuuled esimest korda keskea puberteet. Ja mis sa siis tunned, kas sa tunned ennast teistmoodi? On sul keskea kriis? Või see on rohkem meeste teema? Ma arvan, oma keskea kriisi ma olen ületanud juba. See oli 30 ära. See oli 36. Siis 36, 37. Oota, siis mul pole nagu palju. Et sul pole pikka pidu. 10 aastat ja hakkab kriis ja kuna aeg liigub tänasel ajal kiiremini, siis see võib sul juba 5 aasta pärast olla keskeakriis. See on juba ületatud, aga ma olen tõeliselt jõudnud oma keskea puberteeti ja ma ei saa nagu aru, et kui puberteedid lähevad närvi ja purskavad vihast ja peksavad uksi kinni ja lähevad näost punaseks. Sa peksad ka kodus uks, jah? Oota, et siis kõik saavad nagu sellest aru ja ütlevad, okei, ta on puberteet. Aga kui mina nagu seda praegu teen, siis kõik ütlevad, issand, kas ta ei peaks juba rahusteid võtma? Oota, kas sa teed siis kodus nagu? Ei, tegelikult asi nii hull ei ole. Asi nii hull ei ole tegelikult, et mul on kõik väga hästi. Et ma ei purska vihast ja tuld ja ma ei peksa uksi, aga ütleme kord kuus tõesti närvid väga lähevad läbi. Et siis nagu lööb see keskea puberteet välja. See on geneetiline viga, see on sul pigem nagu maha rahunenud, ma arvan. Jaa. Pigem on selle kasti. Aga nagu kui sa küsid, et mis nüüd nagu õudselt muutunud on, siis see number seal passis on muutunud, aga nagu 5 on, ma arvan, üks kõige lõbusam number üldse elus. Ja ta on ju ilus number tegelikult. Ta on ilu number, muidugi. Ta on väga-väga ilus number ja tegelikult kõiksugused suuremad muutused mu elus on ju enne seda 5 ette tulekut juba toimunud, et noh, kui siin nüüd nagu täpsemalt huvitab see. Suhteliselt võõras teema mulle, aga nalja tehakse palju. Ma ei tea, kui naljakas on, kui sa ise selles hetkes oled, aga noh, tead küll kõik need naljad, et oi, sul on menopaus ja ha ja varsti hakkab ja mis sa sellest arvad? Ei, no kas see on naljakas ka sinu jaoks?
nalja võib teha igasuguse asja üle ja nagu praegu siin sinuga rääkides on see nagu tõesti nagu lõbus teema ja kõik ja et noh, tegelikult on kõik väga hästi, aga noh, ma ei saa salata, et minuga see on juhtunud ja mitte nüüd siis, kui 5 ette tuli, vaid see juhtus juba paar aastat tagasi ja sel hetkel see küll väga lõbus ei olnud, vaid see juhtub tavaliselt hästi järsku, see võib juhtuda üleöö. Ja minuga juhtus see üleöö. Ja ma olen kuulnud, nagu enamus on naistel juhtub see üleöö. Sest et ma mäletan, et ükskord, noh, ma ei ole selles vanuses, et ei tea, kui tõsiselt asja suhtuma, tegin mingit nalja sulle seal, sa ei olnud väga õnnelik, kui ma mingit menopausi nalja tegin. No vaata, kui sa oled nagu alguses sinuga see juhtub, siis sa võid nagu võtta asja nagu okei, et noh jah, okei, nüüd ma olengi on ju nagu nüüd selles etapis ja et noh see, aga täna mind nagu see üldse ei häiri, sellepärast et tegelikult nii nagu kunagi üks naistearst mulle ütles, siis kui see minuga juhtus, ütles, et noh, ma tahtsin ikka kinnitust saada ametlikku nagu, et noh, nii, teeme testi. Paneme passi ära, kas see nagu tõesti minuga toimub ja kui mulle öeldi palju õnne, sa oled jõudnud sellesse ikka, mine koju, tee šampanja lahti, joo, sa võid nüüd elada vaba suguelu, sa ei jää kunagi enam rasedaks, okei, suguhaigusi võid saada, aga nagu rasedaks sa vähemalt ei jää mitte kunagi, et sellest jamast sa oled vaba, et urraa ja sul ei ole mingit tittesid vaja kasvatada enam ja kõik on tore, et noh, see oli nagu hetk, kui ma mõtlesin, okei, ongi nii, et ma saan hakata siis nüüd endale elama, et tegelikult see elu on praegu väga, väga ilus. Aga see algus oli natukene keeruline. Mis see algus siis oli? Mina paraku ei ole pääsenud nendest ärkamistest keset ööd, kui sa oled nagu igiloigus. Okei. Ja see hakkaski niimoodi, et sa ärkasid ühel ööl üles, et oota, mis minuga nüüd toimub? Mul on kindlasti gripp või midagi, et ma higistan. Ja ma olen nagu... Kuude viisi on gripp kogu. Ja ma olen nii igine, et ma ei saagi aru, et kuidas see nagu võimalik on, et väljas on nagu talv ja ma olen igine. Et see ei olnud jah algul väga lõbus, et sa tõesti ärkad öösel suvalisel ajal, sa oled üleni lige märg, sul on vaja isegi võib-olla voodipesu vahetada ja oma kõrvalt inimene üles ärgata, et ta vaid tõuse üles, et mul on vaja linad ära vahetada. Või sul läheb öö jooksul 3-4 korda uni lihtsalt ära. Või sul tekivadki nagu keset päeva nagu 10-20 korda sellised igistamisood, kus sa lähed üleni laiguliseks. Et ma nii mäletan ühte korda, kui ma olin oma sõbrannaga restoranis söömas. See oli nagu väga veider. Ma arvan, et mul tunni aja jooksul, ma ei pane praegu juurde, käis mul vähemalt üle 5 kuuma hoogu. 5 ja väljas oli suvi ja see oli kuuma laine kusjuures ja minul käisid kuuma hood veel. Ma nagu lihtsalt, mul ei olnud peaaegu midagi seljas, mul oli üliõhukesed riided ja ma olin iga natukese aja tagant nagu lihtsalt ligemärg, noh, siis see ei ole nagu väga lõbus, eks ole, et aga noh, me viskasime nalja ja me jõime veini ikka edasi, ajas veel rohkem ju. No arvata võib selle jaoks juba isegi menopaus olema, see jääb niikuinii kistama. Aga nagu see on väga, väga, väga lõbus, et need on mul nagu üle elatud etapid ja. Aga kuna sul on, või üldse meil on ju palju klientuuri ka sellises vanuses ja sul on palju erakliente, palju massaažikliente, siis mis üldse need kõige levinumad ongi, okei, need kuumahood, see higistamine, mida veel naised kogevad? No, mina kui täiesti võhik, ma proovin aru saada, ma ei taha nalja teha sel teemal, sellepärast, et kunagi mul on sama, ma tahan ettevalmistusi teha. Kuigi mitte veel vist. Ütleme, sul on siuke +10 aastat veel minna, et siis hakkab sul see eelmäng peale, et tegelikult... 10, siis ma olen alles 35. Ja, mina mäletan, kui mina olin 35, siis mulle jälle taas üks vana naistearst ütles, et noh, nüüd võib öelda, et sa oled juba selles menopausis nii öelda, kus tegelikult juba võid sa märgata,
karta mingisuguseid kerget higistamist. Ja kusjuures ongi kerget higistamist aeg-ajalt, et mingid muutused hakkavad tekkima, kas või see, et nahk muutub kuivemaks, silmalimaskestad muutuvad vahel kuivaks, et selliseid imelikke asju, et sellest vanast ei räägitud, aga täna on nagu inimesed teadlikumad, oskavad jälgida ja tegelikult see on väga hea, kui sa oskad niimoodi jälgida, et mina ka siis pööritasin silmi tol hetkel, et oota, mida sa, et noh, tegelikult kui ma nagu oleks seda asja nagu rohkem tol hetkel uurinud, siis ajad olid natukene teised, et siis võib-olla ma oleks saanud midagi rohkemat enda jaoks nagu kasulikku ära teha. Muidugi pidurdada sa seda protsessi ei saa, aga jah. Aga edasi lükata? Ei, no see on ikka individuaalne, edasi lükata ei saa, see on paratamatus, sa ei saa selliseid asju edasi lükata, sa saad laduda vundamenti alustala, et sul oleks asi kergem või et sa võtad seda loomulikumalt. Aga edasi lükata sa protsessi ei saa, et see on ikkagi individuaalne, kuidas kellegil see algab, et minul on nagu emaliini pidi ikkagi varasem see vanus, et mul on häid tuttavaid, kes on 56, 57, noh, nad väidavad, et nad ei ole selles veel, noh, nad on nagu ikkagi seal tegelikkuses, nad lihtsalt ei oska veel tajuda seda. Ja on ka inimesi, kellel ei teki üldse sügavaid menopausi sümptomeid, aga see naiste protsent on väga väike ja see on ikkagi väga geneetiline. See on tal kuskilt siis mingit liini pidi edasi antud. Aga enamus ikkagi tajub neid kuumahoogusid, seda liigset higistamist, kindlasti sellist nagu hüplevat tujude kõikumist, et päeva jooksul mul on korra hea tuju, siis ma laskun väga... Mul on seda ka, et millega see siis mul seotud on? No see on jälle see, noh, hormoonid, eks ole, ega siis kui sa oled noor ja viljakas eas, ega siis on ka ju hormoonid mängivad, aga nagu tõesti see 50 naine, ta meenutab ikkagi väga-väga palju sellist täielikku teismelist suuresti, et see on nagu veider, aga et see on taas, noh, üle maailma nimetataksegi seda keskea teismelise etapiks. Ja noh, siis on nagu kõiksugused muud asjad, et unehäired, muidugi täna me võime ka väga noortest inimestest rääkida, sest meil on unehäiretega inimesi, väga noori inimesi, aga unehäired, limaskestade kuivus ongi see, et sa tunned suuresti silmad ja kuidagi suu ja kõik muud limaskestad, et võid mõelda kõik muu ka sinna juurde. Ja mis on nagu veel, on kehakaalu tõus, kes on olnud väga saledad, pole pidanud eluaeg isegi trenni tegema, söövad päevas ühe sefiiritordi, eks ole ära, siis opsti enam need asjad ei toimi ja põhikoht on punnis kõht. Ilma naljata räägime, õllekõht tuleb ette, noh. On see väike või suur, aga tuleb ette. Aga mis teed? Siis ostadki endale sellised lühikesed, aga tiba laiemad kleidid. Jaa, ei, no üks variant on see, et me oleme ka täna, eks ole, rasedus aga muidugi sellepärast, et ma sõin hommikul ühe piruka ja milleks ma pean ennast siin pinges tundma, ma tahan ennast vabalt tunda, sinuga rääkida, ma tahan eluga elada. Aga tead, mina ikkagi olen endale garderoobi taas soetanud rohkem liibuvaid riideid ka. Seda ma olen täheldanud, jah. Et ei ole midagi, et mood soosib, palun vabandust, mood soosib tõesti nagu rasedaid 50-seid, aga nagu see ei ole väga okei, kui sa sinna taha ja alla peidad ja sul on kapp ainult neid telke täis, et äkki teeks midagi, et sa ei peaks kogu aeg telke kandma. Nüüd mul tekib küsimus. Sul tekkisid need igasugused sümptomid on ju, bla, bla, bla. Mis sa siis tegema hakkasid? Inimestel on vaja lahendusi. Ma nagu kõigepealt selle olukorra aktsepteerimine läks mul nagu suht kiiresti. Ma kujutan ette, et see on nagu iga asjaga, kui sa aktsepteerid, siis see on juba pool võitu. Sest et kui sa mõtled selle veel hullemaks, siis see kuumahoog läheb veel hullemaks.
ja nagu, et noh, väga paljudel on nagu see, et ma ei ole nüüd enam naine, et no mul ei käi nagu selline regulaarne menstruatsioon ei toimu ja et ma ei olegi nagu mingi naine ja ma ei ole enam viljakas aga mina mõtlesingi selle niipidi, et issand jumal, et nagu tõepoolest, et terve elu, kui sa oled noor, käib selle ümber. Nii, lapsed, ega ma nüüd rasedaks ei jää, ma nüüd rohkem ei tahaks saada, nii, mida ma pean selleks kasutama, mida ma pean selleks tegema. Kogu aeg, jah? Aga võila, nagu peseme käed sellest puhtaks. Mul on kindel partner, mul on nagu tore olla. Ma ei pea enam mõtlema selle peale, et mis nüüd ma võib-olla jään rasedaks ja issand, äkki mul ei tule päev ja äkki ma olen rase või mida iganes. Milliseid hormoonpreparaate ma peaks kasutama, see ei sobi, too ei sobi, sa tead ju isegi, kui raske see tegelikult on, et ega noorte naiste elu ei ole muutunud tegelikult sugugi kergemaks, et ikka on need samad teemad, et mida siis valida ja kuidas valida. Et korraga on nagu see kõik nagu väga okei. No nii, mul ei ole ka väikseid lapsi, et ma saan endale rohkem aega pühendada. Et minul läks see aktsepteerimine väga kergesti ja ma sain aru, et nii, ma pean endale rohkem pai tegema. Aga kuidas ma teen endale rohkem pai? Ma hakkan endale rohkem trenne läbi mõtlema, mis trenne ma teen. Minul mõjus see, et mida rohkem ma treenisin, seda vähemaks mul kuumahoogusid jäi. Sest sa higistasid nagu trennis juba? Ma higistasin nagu nii trennis. No, ütleme nii, et ma tegelikult olen nagu terve elu higine olnud, eks ole. Et no seda ma mõtlengi, et sul ei peaks see mingi uus asi olema. Aga ei, see on totaalselt hoopis teine, et kui sul nagu lihtsalt sa istud seltskonnas ja korraga sul lükkab nagu, sul on juuksed pestud ja juukse juured ei ole nagu, et oh my god, eks ole, mul on nagu värske... Nägu on punane, rinnak leemendab. Värskelt tehtud nagu kõik asjad, et noh, okei, et noh, nüüd ma olen jumala higine. Ja kui mõni küsib ka, et issand, sa läksid praegu nii higiseks, mis sul juhtus? No ei, vot ei juhtunud, tead midagi, äkki oled vait, eks ole. Palju õnne, et sul juhtub see sama varsti, no. Aga trenn ikkagi lahjendab seda? Jaa, ma hakkasin rohkem läbi mõtlema oma treeningkava, ma hakkasin läbi mõtlema, et kuidas ma neid trenne teen, et ei ole nii, et teeme nüüd joogat, paneme nüüd silmad kinni, hingame sügavamalt, nagu räägitakse, see sind ei päästa. Sul tuleb teha, nagu ma juba ütlesin, sul tuleb teha erinevaid trenne. Sul tuleb teha lihastreeninguid, sul tuleb teha kardiotreeninguid ja siis on sul vaja seda teha ka, eks ole, see kõik on väga tore. Siis ma kindlasti mõtlesin läbi nii, et nüüd ma pean rohkem massaažis käima, see on ju ka endale pai tegemine, endale aja võtmine. Ja tead, mis huvitav asi? Ma hakkasin endast mõtlema, et noor naine, kui sul sünnivad lapsed, siis sa oled nagu üks suur anum, kus sa pead kogu aeg võtma ja andma. Sul on vaja eelkõige anda lastele. Nendel, sa ju kasvatad neid, sa ju hoolitsed nende eest ja sa annad maksimumi ja lapsed võtavad sinu seest kõik. Sa oled see suur anum, kus sa annad ja annad ja annad ja siis on sul veel abikaasa, elukaaslane, kellele sa ka pead andma. Ja sa pead andma talle igapäevaselt ja õhtul võib-olla ka nagu õhtu lõpuks, kui lapsed on tuttu pandud. Ja siis sa pead olema veel ilus, eks ole. Sa pead olema sale, sa pead olema ilus, sul peavad olema alati juuksed korras, sul peavad käed, jalad korras olema, sul peab ilus keha olema, nahk olema, et sa oled nagu pidev anum, kust võtta. Ja tänapäeval käivad kõik tööl ka veel. Ja kõik käivad tööl ja mina olen alati tööl käinud laste kõrvalt, alati. On nad väikesed, on nad suured. Minul ei ole olnud seda, et ma olen nüüd pool aastat kodus. Kõik käis mööda minnes ja lapsed pidid olema pestud, kammitud. Ma ei hakka seda roppu sõna siia panema, eks ole. Ise pidid olema ilus. Mehega pidi kõik olema väga hästi. Aga nüüd on lapsed suured. Nüüd on aeg ise endale, vaatadki oma treeningkava üle, järgmisena võtad endale rohkem aega, loomulikult hoolitsed enda eest rohkem.
Hakkad oma toidulauda üle vaatama, äkki peaks midagi seal muutma. Ja kui sa enam ei ole viljakas, kui sa enam ei ole see anum, kus teised võtavad, siis sa tõstad selle viljakus perioodi kõrvale ja sa avastad enda sees, et vau, ma olen ka loominguline inimene, et minu sees on mingi loovus, mingid soovid ja nende aastate jooksul, mis mul nüüd nagu see menopaus on olnud, need mõned aastad, siis ma olen enda sees avastanud järjest rohkem loovust ja ma tegelikult ise tajun, et mul on läinud kõik mu need trennid loomingulisemaks, mida ma annan. Mul on seda loovust, mul plahvatab mingisugune mõte, ma teen täna nii, mul tuleb nagu palju kergemini kõiki neid asju, mida ma suudan nagu tuua näiteks oma trennidesse. Et paratamatult ma olengi treener, ma olen ju ka mingil määral loov inimene, ma ju loon neid kavasid, muidugi, et 100%. Ma teen neid ja mulle meeldib neid teha nagu iganädalaselt nagu mingit uut ja huvitavat oma trennides, et ma olengi loov inimene ja mul on nüüd seda loovust rohkem ja ma ei pea seda anumat nagu kogu aeg tühjendama, vaid ma nagu äkki täidan teda. Siis ma olen leidnud enda jaoks nagu mingid asjad, et ma võiks midagi õppida veel juurde, eks ole. Et jätame selle praegu kõrvale, aga sa tead küll, mida ma siin värskelt alles tegema hakkasin, eks ole, õppima juurde. Sa lubasid padelit hakata õppima. Ma seda teen ka kindlasti, et ma olen nagu praegu väga sukeldunud keeleõppesse, eks ole, et lepime kokku, et see võtab mul palju aega, et täiendada natukene oma keelt ja nii-öelda seda tausta, et mul on siin palju plaane veel, mida võiks teha. Et nüüd on see aeg iseendale. Ja muidugi söögilaud, mida ma olen muutnud enda jaoks. Et ma päriselt vaatan ühte asja, see on valk. Et ma nagu kiivalt vaatan iga päev, palju ma seda valku saan, kust ma seda võtan. Ma nagu ei taha nagu teha endale neid valguseike, aga ma vahepeal tõesti teen, kui mul on kiired päevad, seda looduslikku valku endale anda. Kas see aitab kuidagi kaasa paremale enesetundele? Mul on vaja valku, et ma hoiaksin oma lihased toidetuna, sest praegu on väga oluline ikkagi lihasmass. Et see on väga-väga oluline ja teine asi on see, et ma vaatan, et mul ei oleks seda punnis kõhtu ees, sest see kõhurasv mõjub minu luustikule väga halvasti tänu kõhurasvale. Kui ta on üleliigne, siis muutuvad luud väga poorseks ja kui sul on poorsed luud, tähendab see vanas eas väga palju luumurde. Liiga see probleem. Jah. Et ma nagu mõtlen seda läbi, et ma ei söö nagu seda, et ma söön 5 pakki kohupiima päevas ja 2 kilo kalkuni liha, aga ma jälgin, et ma saan seda ja võib-olla ma ei õgi nagu seda magusat nii palju, kui ma mingil päeval olen selle magusaga üledoosis, siis ma mõtlen oi. Et ma olen paika pannud enda jaoks treeningplaani, mida ma ise järgin, ma teen lihastrenni 2 korda nädalas, vähemalt kui mitte rohkem puhassukest lihast. Ja seda lihastrenni sa teed ka meie juures teisipäeviti kell 12, et mul kahjuks endal on samal ajal reformeritund, selles mõttes, et ma ei saa seal osaleda, aga tegelikult see on, ma tahaks öelda, et see on klassikaline lihastrenn, aga kui ma vahepeal vaatan, mida nad seal teevad, siis nagu päris klassikaline see ei ole, et neid treenereid me teame, kes teevad väljast ja kükki on küll, aga kui te tahate põnevat lihastrenni koos klassikaga, siis nagu ja me ei kasuta seal ammu kiloseid raskusi, et see on nagu väljund kontrolli. Ja aga te ei kasuta ka
10-kiloseid raskuseid. Ei kasuta. Te kasutate naistele mõistlikuid raskuseid, sest on arusaadav, et me teeme 2 ja 2 ja 3 kiloste raskustega. Meil on väga huvitavad kummituubid, mida Eestis väga ei kasutata, mida ma leidsin Hispaaniast, et need väga hästi aitavad kaasa, et me teeme palju, aga no mina teen seda strength'i tõesti siin formas, aga mul endal on kodus, kuna ma käin vahepeal mehega, kui ma aega saan jõusaalis, sest ta on väga suur jõusaalis käia, et ma käin seal, aga ajapuuduse mõttes ma teen kodus, mul on kõik olemas, mul on suured kangid, hantlid, kõik on olemas, ma panen raskused sinna peale, et ma saan nagu kodus teha seda klassikalist jõusaali, et mul on nagu kodus selleks kõik võimalused olemas, et mul on oma nii-öelda jõusaal seal. Et ma saan seal kaetud ja ma tõstan kange ja ma tõstan 50 kilost kangi ja noh, minu jaoks on see okei, ma ei pürgigi 100 kiloste raskuste peale, mul pole seda vaja. Et ma teen 2 korda nädalas. Sa ei ole mõelnud vanas eas kulturismi peale või? Ei, ma ei ole selle peale mõelnud. Ja ma ei hakkagi selle peale mõtlema. Aga mulle meeldib väga teha 2 korda nädalas barreed, mis lihvib mu kehas nagu hoopis teise nurga alt, sest barreetund on ikkagi see, et ta paneb nagu kõik asjad paika, et kui sa käid jõusaalis ja kui sa siis seda barreed teed veel juurde, siis ta toob nagu kõik need asjad nagu paika, sest kui mina käisin ainult tegin jõusaalis ennast, siis ma muutusin kandiliseks ja ma näen jõusaali naiste peal seda palju, et nad muutuvad kandiliseks, mitte et nad oleksid nagu lihasmäed, aga kuskil jääb nagu puuduse, et seda keskkohta ma ei näe, aga tänu barreele ja teine asi pilatesele toome me selle keskkoha taas esile, et need on need asjad, mida ma teen ja endale ma teen 2 korda nädalas hommikuti mõnusat vinjassat, mida ma teen ise endale ja kindlasti ma teen ka korra nädalas iseendale sellise in-jooga, et see on minule nagu massaaži eest, et ühesõnaga ma teen tegelikult kogu aeg trenni ja nüüd ma käin kogu aeg õhtuti kõndimas, et just eile õhtul läksin, kell oli 8:30 kõndima ja lõpetasin kell 10. Kõnnirajal sõitis mulle, tee peal sõitis vastu mulle hea sõbranna, ütles, vau, sa päriselt ka lähed 8:30 kõndima, et nüüd ma usun sind nagu päriselt, et sa kõnnidki, ma ütlen jaa, et see on minu jaoks minu aeg. Et tegelikult ma teen selleks, et vormis püsida tuleb ikkagi teha, et asjad ei käi nipsuga. Muidugi, kuulge, praegult on lust kõndida, et õues on valge ja ikkagi vähemalt 15 kraadi. Menopausi sümptomeid võib-olla on 10, aga ikkagist. Ja menopausi sümptomitest aitab pääseda trenni tegemine, regulaarne trenn. See toob sulle hea ööune. Aga kuidas on lood nende vitamiinidega? Sest ma mäletan, et ma veel tellisin sulle spetsiaalselt kuskilt Austraaliast mingisuguseid põhimõtteliselt praegu peast ei tea, mis see bränd on, ma võin selle sinna podcasti alla pärast lisada. Ma lisan sellest, ma tean, on inimesi, kes on taga ajanud, et mis see nimi oli. Ühesõnaga, see on mingi Austraalia bränd, see on suhteliselt suur, nad teevad kõiki erinevaid vitamiine, toidulisandeid ka noorematele naistele seoses igasuguste akne ja ma ise kasutasin akne ja mingi kõhu teema ja seedimise teema. Me võtsime nende probiootikumega. Aga see on baseerub nagu ajurveedal vist. See on puhas ajurveeda ja kuna ma olen ise ajurveedat õppinud ka kunagi, siis nagu kõik need komponendid olidki ajurveeda taimed ja sina tellisid mulle selle siis, kui mul oligi kõige see hullem periood. Ja ma ütlesin, davai, telli mulle. Ja 2 nädalat tuli võtta 3 korda päevas ja 2 nädala pärast ma võisin öelda, et mul oli sisuliselt läinud need sümptomid. Aga ma võtsin edasi neid ja siis ma mingil hetkel otsustasin, et okei, ma ei võta neid, et vaatab, mis saab. Ja siis ütleme, sihukese 6 aja pärast hakkas õrnalt tekkima uued sümptomid, siis ma lasin sul jälle tellida. Ja nii ma mängisin võib-olla mingi aastake nendega, et need nagu päriselt töötavad, et kõik muud, mis ma nagu proovisin ja käsimüügis, mis olid ja ma ei tea, nagu see on nagu täiesti uskumatu 2 nädalaga mul olid kadunud need asjad.
Ma ei mäleta, mis see sisu oli, aga mingi taimed. Ei, seal on, see sisu on nagu pikk. Seal on ravimtaimed, Ayurveda ravimtaimed, mis kõik on siis vastavalt doseeritud. Ja nüüd ma võin öelda, et nüüd ma ei ole neid enam nagu, ma arvan, mingi 1,5 aastat ei ole üldse tarbinud, et ma praegu olen nagu täielikus kontrolli all, kui mul mingi hoog korra tuleb, see on nagu a la 2 minutit, see kaob ära, ma ei tee sellest üldse välja, see on nagu hästi kerge ja mul ei ole nagu teemaks. Kas need kuumahood on üldse mingid sellised asjad, mis lähevad nüüd täiesti ära või need võivadki vahepeal tulla, kui juba see menopaus on? Ma ei oska sulle vaata kullakene ütelda selle peale. Ei, aga kuidas teistel on? Et nagu osadel jääb, osadel jääb ära. Rääkides oma emast, siis temal kadus need ära, eks ole, et temal neid enam ei ole, et ka olid mingid aastad, ühel hetkel need hakkasid vähemaks ja vähemaks jääma, nad kadusid ära, et mõni jälle ütleb, et tal on need ikkagi jäänud vähesel määral. Aga kui sa võtad neid loomulikult, teed trenni, jood vett regulaarselt, tarbid valku, vaatad üle kogu oma selle päevaplaani, võib-olla ei pea nii palju nagu pidutsema enam ja võib-olla väärtustad nagu unekvaliteet, et ma olen nagu kõik läbi mõtlema hakanud, et jaa, et ma käin ka väljas ja kõik, aga vahepeal mõtled, et oot, et võib-olla ma täna jätan selle väljamineku ära, et ma tahan ikkagi magada ja hommikul nagu ennast hästi tunda ja kõik siuksed asjad, et sa hakkad nagu teisiti mõtlema, aga elu ei jää elamata, vaid vastupidi, elu on muutunud nagu hoopis teistsuguseks, et sul on aega enda jaoks ja sa saad hakata mõtlema sellele, et kes ma siis tegelikult olen, mida ma elult tegelikult tahan. Ja äkki ma peaks ennast nagu koolitama ja vaatama mingeid asju, et mul on enda jaoks nagu aega selles mõttes rohkem. Jah, mul on töö hästi palju, tööd teen ja rapsin ringi, aga ma leian enda jaoks aega enese arenguks rohkem. Ma käin regulaarselt üle nädala, mul on nii tore Katrin, kelle juures ma käin, eks ole, ma tervitan Katrin Toonelat siinpool, kelle juures ma käin ja ma olen 3 tundi ta juures, kes tegeleb minu näoga, kes tegeleb minu kehaga, et nagu mul on nüüd aega selle jaoks. Ja taaskord ma ei ole see anum enam, kust võetakse, vaid ma olen see anum, mida ma täidan. Ja mille põhjast ma otsin nagu neid asju, kes ma tegelikult olen. Ja nagu ongi, et nagu asjad on nagu muutunud, et mul on lapsed, mul on suured lapsed, ma olen jumal tänatud kuidagi suutnud oma lastega elus nagu selle, ma arvan, et me oleme nagu leidnud selle kontrolli sinu ja sinu venna Mihkliga, et ma nagu suudan teiega suhelda kui võrdsetega, et mul ei ole seda, et ma olen su ema ja jäängi su emaks ja et ma olen mingi kontrolliv. Mul on ägedad lapsed, ma käin nendega koos väljas, kohvikus, räägin. Ühesõnaga, mu elu on nagu äge tegelikult ja mu lapsed on minu parimad sõbrad, eks ole, minu parimad kaaslased. Ja siis on mu abikaasa, me käime igal pool väljas, pidutseme, möllame. Meil on mõlemal, eks ole, menopaus on ju, miks mitte, meestel on ka tegelikult on ju, meestel nimetatakse teise nimega, See on mingi uus uudis, seda ma ei teadnud. Ja meestel on olemas täiesti, et meestel on, see oli väga peene nimega, aga see on nagu tänaseks nagu teaduslikult tõestatud, et see on nendel ka. Vaatame oma kortsukesi peeglist, vaatame, issand see kael, et kas me saaks kaelale midagi teha, on ju mingid harjutusi, et see on nagu õhtul nagu mega nali, ma ütlen, et vaata, mu kael on nii kortsustatud, mis vaata minu oma, eks ole, seisame seal peegles ja siis nagu tegelikult vaatame, kuule, aga tegelikult meil on tipp-topp, on ju, paneme edasi. Et elu ongi nagu nautimiseks, et ma ütlen, et seda tuleb võtta nagu naljaga, et kui nagu mu käest on siin formas mõned naised küsinud, et issand, et kuidas on, et see menopaus, et see on täiesti fataalne nagu, et see on nii õudne ja ma ei tea, tegelikult ei ole õudne. Need kuumahood, mis käivad nagu vahepeal ka, nagu see on nagu päris naljakas, nagu seda tuleb naljana võtta. Muidugi on nagu naisi, kellel on väga-väga hull ja nad ei tule toime sellega. Et kõige esimene asi, proovi nagu nende trennide ja söögiga ja mine küsi nendelt treeneritelt, kes ise on hetkel selles olukorras, et nagu
kui sa lähed küsid nagu 40-aastaselt treenerilt, kes on mingi koolituse läbi teinud, sorry, sa ei ole ise selles, sa ei tea tegelikult. Mulle meeldib ka see, kuidas arstid ütlevad, et vau, et ma tegelikult 40-selt rääkisin teaduspõhiselt, aga kui ma ise jõudsin sellesse etappi ja see minuga ühel ööl juhtus, siis ma sain aru, et ma sain nendest naistest aru, kui keegi käratas, arstid on rääkinud, et ole vait, et sa ei tea sellest tegelikult midagi, kui hull see on. Et tegelikult see võib olla nagu esimesed korrad väga hull, aga proovi nagu kõik need muud asjad ära, räägi läbi nende treeneritega, toitumisnõustajatega. Et ma soovitan väga kuulata Liis Orava podcasti, et nagu naine, kes on ise selles eas, naine, kes räägib sellest väga teaduspõhiselt ja võib-olla kui oledki hädas, võib-olla temaga ühendust võtta. Käia treenerite juures trenni tegemas, kes päriselt ise selles on ja teavad, kuidas aidata päriselt naisi. Ja kui siis ei ole abi, siis hormoon asendusravi on tegelikult ka see, mis aitab naisi. Siis käia nende naiste arstide juures, kes ise nagu on täpselt teadlikud sellest, kuidas ja mismoodi see aitab naisi, et see on ka nagu, see on teaduspõhiselt tõestatud ja tegelikult ikkagi aitab. Minul nagu seda praegu vaja ei ole. Ja ma väga loodan, et mul seda vaja ei lähe. Et ma olen nagu selles kulgemises ja ma saan hakkama iseenda ja muude asjadega. Ma mõtlesin, et tuleb podcast, tehakse nalja, räägitakse õudusjutte, et siis hakkan siin sabistama veel tuleviku pärast, aga täitsa rahulik on olla. Ei, no siin ei ole midagi hullu, aga jaa, et naised, kui te olete kuskil 35-36, siis hakake nagu lihtsalt rohkem ennast märkama ja ma ikkagi arvan, et selleks ajaks, kui sina sellesse vanusesse jõuad, oled sa nii teadlik juba, oskad ennast märgata ja kui sinul tuleb see aeg, millal see päriselt see menopaus kätte jõuab, siis ma arvan, teadus on arenenud, sellest on räägitud väga palju, sest vaata ma oma esimeses podcastis ütlesin ka, et menopausi revolutsioon on käimas, see tähendab seda, et tegelikult avalikult sellest nüüd räägitakse. See tähendab seda, et vanasti oli see tabu teema ja kui sul oli see periood kätte jõudnud, kui sa olid 50 naine, siis sa pidid seda häbenema, sest sa olid nagu surnud. Jah, see on etapp, kui üks asi sinus on surnud ja see on üleminek. Nagu võib-olla Tiibetis ütlevad mungad ka, et surm ongi üleminek kuhugi teise. Mina võtan seda, kui see on järgmine üleminek. Viljakast etapist loomingulisele etapile ja mina olen praegu nagu oma loomingulise etapi alguses. Ja ma ei julge teile öelda, mis sellest tulla võib. Mul on peas nagu niimoodi. Mis su plaanid on siis? Ma ei hakka seda rääkima. Mul on nagu sellised plaanid, et ma pean need kõik ära tegema. See on nagu... On sul mingi ajakava tehtud või? Mul on ajakava tehtud ja me istume sellega maha. Ja see on ikka väga, väga ohtlik. Sina oled praegu 25, mina olen 50 ja ma veel kord ütlen, sa oled viljakuse etapi nagu täielikus loome. Siis teevad ka naised igasuguseid asju. Siis sul tuleb see keskea kriis, siis sul võib täiesti nagu mingisugune vau käia seal. Ja mina olen nagu selles etapis, kus on mul loovus, loome, kõik nagu kerib, et sa ei kujuta ette, mida ma nagu... Kuule, mulle tundub sinu jutust, et kui sa oled iseendaga kontaktis, siis igas faasis on tegelikult väga hea ja väga hea, aga sa lihtsalt pead iseendaga suutma selle kontakti leida. Ma nagu valmistun järgmiseks 10-60, et see pidi olema mingi täiesti nagu täiesti mingi nagu, ma ei tea, nagu see pidi nagu täitsa nii olema, et ema ütles, et see oli nagu täiesti nii. Et see oli nagu mingi täiesti omaette sürvärkvel. Et 60 ma olen kindlasti, kas mul on üks või võib-olla isegi rohkem lapselapsi, selles ma olen enam kui kindel on ja see on nagu täiesti. Me jõudsime siia kohta uuesti.
okei, lähme sealt üle. Ühesõnaga, ma olen praegu loomingu etapi alguses. Ja me ootame sinu loomingut. Ma jään ootama, siis huvitav, kas varsti hakkavad siia mingid maalid ka seintele tulema või hakkad mingit siukest asja ka viljelema. Ja mul on üks inimene, kes on nagu tegelikult kunstnik ja ta on juba mulle ütlenud, et see, et sa ei oska joonistada, ei tähenda mitte midagi. Me paneme sind asju ja joonistada. Siis on nagu väikeste lastega, vaata laste eest tulevad, emme, ma tahan seinale panna, õudne pilt on, eks ju. No vabandust, oma lapse pilt oleks ikka võib-olla enam-vähem, siis kriipsujukku. Sa hakkavad samamoodi tulema, et näete, see nüüd läheb siia formasse üles. Ei, tegelikult on kõik okei ja kui kellegil tekib nagu küsimusi ikkagi, siis palun pöörduda minu poole, ma võin kõik rääkida uuesti täpselt detailides, et see on pikk lugu, kuidas ennast aidata. Aga ma olen nagu järgmises sünnihetkes praegusel hetkel. Millal me siis järgmise selle osa teeme, siis kui, mis see järgmine siis on, siis kui 60 on, pead 10 aastat ootama? Teeme jah, 10 aasta pärast äkki. Ma arvan, inimesed muutuvad väga rahutuks. No kui on nagu kus on Kristi? Kui nagu sinu poolt ühel hetkel või sinu venna poolt tekib mingisugust huvitavaid uudiseid, vaata noh. Et siis võib olla, et mis tunne nüüd on? Et mis tunne nüüd on, et kui ma äkki saan nagu kunagi vanaemaks, et siis ma võin rääkida. Mis see Sean ei tea, aga vaatame. Et siis mul on palju rääkida. Ühesõnaga, jutu kokkuvõtteks midagi hirmsat ei ole? Ei ole. Lihtsalt see jutt on sulle, kuidas sa võiksid ette valmistada, targem olla, et lihtsalt rohkem teadlikum olla oma kehast. Et see on nagu praegu see jutt on kingitus sulle. Aitäh selle kingituse eest. Võta see kingitus vastu. Kas sul on midagi veel äkki lisada? Ei, mul ei ole mitte midagi lisada. Ma arvan, ma olen kõik ära öelnud. Suurepärane, sest et ilmselt neid episoode tuleb veel, kui sul midagi meelde tuleb, siis pane aga vihikusse kirja ja saame aga jälle Mikliga kokku. Ma helistan sulle hommikul kell 6, et nüüd mul tuli mõte. Tahaks uut osa teha. Teeme uue osa. Ühesõnaga, rõõm oli sinuga jälle siin istuda. Meie kuulajatel üks tore episood salvestada. Ma loodan, et sul oli ka tore seda jagada. Väga tore. Sest ma tean, et see on hetkel ikkagi, kui see on sinuga toimuv asi, siis see on midagi sellist, mida sa tahad ju ka oma kuulajateni tuua ja me oleme sellest päris palju rääkinud, et nagu sellest võiks rääkida, et kuna sellest liiga palju ei räägita. Liiga palju ei räägita. Ma ütlen ausalt, et minuni ei jõua see info absoluutselt mitte, sest et ma olen nagu nii sellest vanuseklassist väljas. Sa oled sellest keskkonnas oled eemal praegu. Aga see on väga normaalne, kui see info jõuab ka minuni. Miks ei peaks, sest muidu ma ei saagi aru, siis ma teen ka nalja selle üle. Et noh, ma nagu tegelikult oleks päriselt tahtnud, et 25 aastaselt oleks mulle mingid huvitavad raamatud ette sattunud ja ma oleks nagu hea meelega lugenud. Esiteks mulle õudselt meeldib igasugust meditsiini alalist kirjandust lugeda ja enesearengu kohta lugeda ja ma oleks nagu väga tahtnud, aga tol ajal lihtsalt ei olnud. Nüüd on nagu, nüüd mul on palju neid raamatuid, mida ma täna võin sulle öökapile anda lugeda. Eks. Ma arvan, ma sain kõik olulise kätte, et ma lugema ei pea. Ühesõnaga, aitäh sulle, ema kallis. Palun. Ja aitäh kuulajatele, kes kuulasid. Ma loodan, et te saite palju inspiratsiooni siit ja järgmise episoodini. Just nii.